Tervist kuulajad, Matšpallitennise podcasti järjekordne episood on teie ees. Saatejuhi rollis pole Gunnar Leheste, vaid sel korral mina, Kendor Abramps ja külalised on nagu ikka Toomas Kuum, Alo Ojassalu ja Riho Kallus. Tervist! Tere! Tere! Tervist! Ilma pikema jututa alustame siis Austraalia lahtiste analüüsiga, mis traditsiooniliselt nagu ikka hooaja esimene turniir seal ookeani taga suurematest turniiridest. Eestlased on juba oma mängud ära mänginud. Marklaal kaotas kvalifikatsiooni esimeses ringis Francesco Passarole. Klinkal õnnestus üks mäng võita, kuid teises ringis täpselt samamoodi Luke Van Ashile. 2 setis üsna kindel kaotus, siis 3-6, 0-6. Millised on teie mõtted nende 2 mängu osas? No võib-olla alustaks kõigepealt Daniil Klinkast, et ta ei ole ju nüüd nii esimeses nooruses mängumees, et on juba aastaid tuuri peal olnud ja kindlasti tema jaoks ikkagi on see väga-väga tähtis hetk, et lõpuks on see Grand Slamile pääsemine ka reaalseks tehtud, aga ma arvan, et võib-olla natuke mängis ka seal ikkagi rolli see, et Daniil oli mingil määral võib-olla natuke rohkem pinges ja närvis kui tavaliselt. Sa ütlesid küll, et Luka Van Ashiga mäng seisu poolest suhteliselt ühepoolne, aga kui mängu vaadata, siis ei olnud see mäng midagi väga ühepoolne. Daniilil oli väga hea variant, esimene sett ka jõuda seal 4-4-ni ja oleks võinud minna see võib-olla ka teistpidi see esimene sett. Luka Van Ash, me teame, on väga hea mängumees olnud, maailma esimene võitnud noorte Grand Slami koos kaasmaaras Artur Fissiga. Nad tegelikult tõusid väga kiiresti sinna päris tippu juba paar aastat tagasi. Et nüüd on Luka Van Ash natuke teistpidi liikunud. Artur Fiss on küll ka hetkel vigastatud, aga kõrge mängija. Nii et see, ma arvan, et see kaotus seal ei ole midagi nagu ei jää kraapima, et pigem väga tore, et ikkagi võidu sai kätte Grand Slamil ja võib-olla see mäng, vaatamata sellele, et see ei olnud hea mäng, aga me teame neid häid mänge küll, mida kaotatakse, nii et pigem ütleks nii, et isegi mitte kõige parem mänguga võitmine on väga suur saavutus ja nüüd on Daniilil hästi oluline see, et tal ei ole ka eriti palju siin aasta alguses punkte kaitsta ja Grand Slamil lähevad ju punktid, me just treener Andres Kuhiga vaatasime Daniili selle aasta punkte, et tal need suured kaitsmised tulevadki alles suve lõpus. Nii et ma loodan väga, et Daniil saab kõikidel Grand Slamidel sellel aastal mängida ja nüüd on huvitav näha ja kui ta nüüd uuesti 2-3 kord mängib, et kuidas siis minema hakkab. Aga Margist rääkides, jah, Margil pigem võib-olla Margi mängu võiks öelda, et kaotas nagu hea mänguga. Mark ei mänginud suuga halvasti, aga Passaro on selline mängumees, mina ütleks, et ikkagi Passaro oli parem tast lihtsalt väljaku peal, ega seal midagi muud ei olegi. Kui te mäletate seda Rooma turniiri, kui Passaro tuli ja tegi seal imemänge kodupubliku ees, oli kangelane, päästis seal vist mitmed matšpallide pealt, et mulle see Passaro meeldib, ta on väga hea mängumees, nii et kuigi mõlemad mehed, nii Passara kui ka prantslane ju kvalifikatsioonist läbi ei tulnud ja ise kaotasid ka, nii et ta see ongi väga kõva. Teiste meeste arvamused? No ja Klinka puhul tegelikult, ega see võit esimene tuli ka tal ju tegelikult väga, ütleme niimoodi oli huvitav stsenaarium ja mõnes mõttes, et esimene sett oleks pidanud võib-olla kohe ikkagi temale tulema. Aga et sai selle olulise võidu, ma arvan, see oli just niisugune, ja alati ma lõhutan selle psühholoogilist poolt või sellist, et ikkagi kui oleks kohe selle esimese võimaluse esimese mängu kaotanud, see kuidagi, võib-olla see ei tähenda suurt midagi, aga selle ühe võidu oled juba saanud, teine mäng jah, seal ühe seti nagu põhimõtteliselt oli pigem selle vastupanu, aga ma arvan, temal on kokkuvõttes, ma usun, et temal on see emotsioon pigem positiivne. Ja nagu sa ütlesid ka see, ja vaat kelle vastu mängivad, ega seal on kõik on seal samas nii-öelda enam-vähem nende asetuste või edetabeli kohtade mõttes, et ega seal ei saagi oodata, et nagu lihtsaid mänge otseselt tuleks. Aga minu meelest, ütleme, see tabel minu meelest nagu andis, kui ma vaatasin esmapilgul peale, et neil on mõlemile nagu varianti, et seal võib-olla äkki libistavad läbi Lajali kohta, seal
ma arvan, piisab, kui vaadake statistikat lihtsalt, et ega siis seis küll on nagu suhteliselt nagu võrdne, aga noh, ei olnud seda tervikut nagu mängus, et seal oli kuskil kaks võib-olla perioodi oli, kus ta minu eest nagu mängis enam oma selle mängu välja, aga jah, tervikuna jah, ei olnud kõige parem esitus minu meelest seekord, aga võib-olla me ootame ka ikka väga palju, see konkurents on nii tihe, et sinna põhitabelisse pääs ei ole nii lihtne. No Margi mängust võib-olla rääkides, ta on ise öelnud, et hooaja vahel tehtud muudatused uue treeneriga, et need ei tule väljakul veel nii naturaalselt, et minu enda silm ei võta, et mida ta teeb sel aastal teistmoodi kui eelmistel hooaegadel, et kas teie olete midagi täheldanud tema mängust teistmoodi? Ei, selles suhtes ma enne võib-olla ka lülitub meie siia diskussiooni, et selles mõttes on tal õigus, ega see on nii lühike aeg, et ega see seal kohe mingit niisugust muutust võib-olla ei näe, vähemalt ma nagu ei vaadanud selle pilguga, et aga mida seal võib-olla arendada või kindlasti on, et selles ei ole üldse küsimust, eks vaatame, millele nad rõhku panevad, aga ma arvan, see klassika ikkagi, et serv, selles mõttes peaks olema see teine serv võib-olla ja üldse serv stabiilsus, töötavad kindlasti selle kallal, kas seal mingid tehnilisi elemente muudetakse, eks see näis ja ikkagi tõrje, see punkti algus ikkagi, et ja siis juba edasi. Nojah, ma olen nõus Rihoga, et mul on ka hea meel, et Daniil võitis ringi. Et sellise, sa ütlesid, et ta on kaua nagu tuuril olnud, aga need on nagu kaks no just, et teised levelid jah. ATP Grand Slamid on ikkagi midagi muud kui Challengerid ja Futuresid ja tore on, et ta on nii ja Challengeri aasta mänginud. Aga jah, sul õigus, see on üks kuradima karm asi. Ütleme, et nüüd veel vaadates on ju selline koguni vist oli 19-18 aastast tulid sealt läbi. Et see on karm, aina karmimaks läheb. Kuskil mõlemad poisid peavad tegema mingisuguse järgmise kvaliteethüppe, et hakata nendest kvalifikatsioonidest läbi tulema. Vist juba 3. aastat alustan lausega, et tahaks näha seda breakthrough'd. Ja mida eelmine aasta meil Vachereau näitas väga, et see on ikkagi uskumine oma töösse, mida sa teed ja ühel hetkel need asjad väga heal juhtumil klikivad paika ja mingisugune tulemus tuleb. Igatahes väga ootaks sellelt aastalt seda, mina isiklikult. See turniir kahjuks sellist väga suurt optimismi alust ei andnud. Jaa, aga ma kohe ütlen just, et seal ongi see, et kui sa vaatad mingi lõigu võib-olla hooajast, eks on ju teatud lõike, siis see nagu just kannabki meile ja ma arvan ka Margile annab usku, jah, aga just seda nagu sellist, me ei saagi loota, et 12 kuud järjest on ju, võib-olla on neid erandeid on muidugi. Aga nagu eelmine üleilma aasta ma ütlesin, et võib-olla ei peagi see aasta nii stabiilne olema, aga peaks olema üks mingisugune neid peaks nagu rohkem olema. Ideaalis ongi see Grand Slam kuskil teha mingi, nagu Margi Wimbledon tookord kvalist läbi tulla ja teha üks meie pakkumises, ma pakkusin, et ta see aasta ikkagi 64 hulka korra jõuab Grand Slamil. Aga jah, elame-näeme. Ei potentsiaali ju on, selles ei ole üldse küsimus tegelikult. Potentsiaali on seal vähemalt 500 mängijal. Lohutasid. See on ka mu järgmine küsimus, et mida üleüldse Daniililt ja Margilt nüüd sel 2026. aastal oodata? No, jah, ütleme, et õnneks need ennustused on nagu meil paberile kirjutatud siin väikestes spetsialistide ringkonnas. Et mina siiski usun, et Margil kuskil see just kvalist läbitulek ja ringi võitmine on alati ju lõppude lõpuks ka loosiga seotud. Et aga selline mu ennustus algavaks aastaks oli ja ma arvan, Daniil teeb edetabelis veel mingi 5-60 kohase tõusu.
ja loodetavasti teevad mõlemad seda, et ma usun, et number on aasta lõpuks positiivsem kui, parem kui täna. Teine asi on see, et vaata, me räägime nagu slammi puhul kogu aeg nagu kvalifikatsioonist, eks on, tegelikult Aga sa arvad, et antakse wildcard? Ei, ma mõtlen seda, et et võib-olla vahepeal nende slammide vahel mõned turniirid, võt seal on ka vaja õnnestumist, me räägime nagu hästi praegu loomulikult fokusseeritult nagu suure slammi turniiri peale, kuna on Austraalia lahtised, aga tegelikult on variant on ju ka veel selline, et sa saad ka põhitabelist, ma vaatasin huvi pärast, eks me oleme vaadanud kõik seda põhitabelit, võib-olla kõike nii liiga detailselt, kõike ei analüüsi isegi seal, aga seal sa näed, et seesama mingi James Duckworth on ju, kes saab Austraalias alati wildcardi sõltumata sellest, mis ta edetabeli koht on, eks ta oleks seal nagu nii mänginud, on ju, kvalifikatsiooni vist, vähemalt. Ja siis oli tal suhteliselt hea loos jälle minu meelest, et see on selline moment, et kui sa saad ikkagi otse põhitabelisse, siis teeb elu lihtsamaks. Jaa, sul võib, seal on ka loosi õnn, aga sul võib täitsa vabalt tulla vastane, kes on sel hetkel just alavormis, ta on punktidega kõrgel või siis samas seesama kvalifikatsiooni teema, et ikkagi sa võid kvalifikatsioonis isegi mängida hästi, aga sul on need mitu mängu all ja et ütleme see, et sa saad otse põhitabelisse ja sealt on ikkagi see tõenäosus on ju suurem, et sa jõuad näiteks teise ringi, kui hakkad kvalifikatsioonist pihta. Riho, kuhu sina Margile ja Danilile selleks aastaks lati sead? No midagi peab ikkagi, täpselt nagu Alo siin ka mainis, et need asjad ei juhtu iseenesest, midagi peab muutuma ja Toomasega alati, kui me Toomasega kommenteerisime ja nii palju neid asju näinud, et Toomas ütles sellise lause alati, et kui tuleb hea treener, siis tegelikult need muutused võivad juhtuda päris kiiresti, võivad 2-3 kuu jooksul võib see need on peened detailid, mida tegelikult ju lihvitakse seal tipptasemel, nii et ma tahaks väga loota, et see uus treener Sanguinetti ikkagi nüüd nagu midagi sealt läbi ammustab, ta on ju kogemustega Dinara Saafinat, Rõbakinat treeninud, et eile küll vaatasin huvitav, et siis potentsiaalne treener, kes tal oli, Björkman on nüüd Gabriel Diallo treener, istus eile boksisse, nii et Diallo treeneriks hakkas. Kaotusavaringis, võitis küll esimese ringis Veerev vastu. Nii et ma arvan just seda, et me nägime tegelikult ju, Kennet on hea tõestus, Kennet hakkas veebruaris Daniliga tööd tegema, Danil oli seal 400 pluss ATP tabelis ja mis aasta lõpuks mängis Grand Slamile välja, et selles suhtes õige treener, kes näeb õigeid asju ja teeb mängijaga ikkagi selliseid sellist tööd, et midagi muutuks tema mängus, et seda tahaks nüüd näha ja ma arvan, et see võiks nüüd tegelikult juba silma torgata esimese poole aastaga. Et kas Mark teeb selle läbimurde ja mis tema mängus muutuma hakkab? Ma lisan Riho jutule väikse märkuse. Ma olen nõus, et hea treener just selles suhtes, et lühiajaliselt ükski treener ei tee mitte midagi, pole võimalik. Q2, kui me räägime, võtame siin Kontaveidi näite, mida treener saab teha, saab anda mingi vaimse boost'i. Ja seda saab nagu väga lühiajaliselt ja kiiresti teha. Ütleme, Aneti case on meil parim näide, aga sellise ilma pikaajalise töötaja lõppude lõpuks, ma ütlesin, mingi asi peab kuskil paika klikkima, mida iganes ta on. Ja see aasta me nägime 2 super näidet, Vašerod ja teine veel parem näide on ju tegelikult publik. Tiimis ei muutunud ju midagi, mitte midagi kumbagil mehel. Lihtsalt teatud asjaoludel oli ta siis publiku jaoks kevadine aprilli Mehhiko. Lõppude lõpuks publikul oli ju, ta oli 80 või sai täis kasvanumaks võib-olla või? Ei saa ühe päevaga keegi. Sina oled peaaegu 60, ei saa kuskil on mingid sellised mida iganes, kui Vašero sai oma esimese 1000 on ju, ta oli isegi kvali alternate, eks ta sõitis kohale, ta ei teadnud, kas ta saab mängima. Siis kuidagi sai mängima, võitis esimese mängu sett taga olles teise, 3., 4., 5. Ega siis mitte midagi muutunud ju, ta oli sama vend, kes oli 2 nädalat tagasi. Lihtsalt kuskil, eriti tipptasemel on sellistest üli pisidetailidest asi kinni, aga see pisidetail on põhiliselt peas. Käib see klikk ära nagu? Peas, kui need peas asjad loksuvad paika,
hakkadki mängima fenomenaalset tennist, nagu publik on alates maikuust mänginud, on ju. Noh, päris kõva tõus 86 pealt 10. Ja kui suures tal pole veel 4 kuud eriti punkte kaotada. Kusjuures rääkides publikust, ma arvan, et sellel hooajal, kui nüüd nagu suurest mängust rääkida, siis ma arvan, et tema pluss Danil Medvedev on need 2 meest, kes võivadki võib-olla seda suurt mängu kõige rohkem üldse ohustama hakata sellel hooajal. Segada kaarte nii-öelda. Ma mõtlen just arvestades neid nii-öelda esimesi mehi. Aga Darren, selle ala jutu peale, mul tuli meelde selle Darren Gahili üks intervjuu, kui ta ütles seda, et kui keegi treener tuleb väitma tipptasemel, et ta oskab treenida nii mentaalselt, taktikaliselt kui ka tehniliselt kõiki asju, siis ta valetab. Tema ütles, et tema on puhas mentaalne treener Sinnerile ja ütles, et tema ei julge mitte midagi tehniliselt Sinnerile öelda. Selleks on itaallane räägib tehnikast, mina räägin ainult mentaalsest. See oli päris huvitav intervjuu, et ta ütles, et tegelikult on nagu 3 treenerit. Ta ei ole nagu selles mõttes võib-olla mõni inimene, kes ei ole nii spordi juures ja kuulab äkki meie saadet, et mentaalselt küll, aga see ikkagi läbi selle mängu ise, loogika ja taktikalise filosoofia, kõik see nagu paketina selles mõttes. Aga jah, tehnilist poolt ja niimoodi ei vaata, aga et see mentaalne ei ole see nagu tavamõistes, et lähed seal psühholoogi juurde räägib, et siin on ikka just see, kuidas nagu just keskenduda just mis on vastase mingid need taktika ka tõenäoliselt. Ja, aga tegelikult üha rohkem ronib ju see tänapäeval ju mängu sisse. Me ju nägime hea näide siin samas Carlose suur apsakas, mis ta nüüd tegi, on ju. Kui Ferrero oli tal tribüüni peal, tegelikult mängu ajal käib kogu aeg väga tihe dialoog. Kogu aeg käib väga tihe dialoog. See on nüüd see reeglite muutus ja see on väga palju seda mängu mõjutanud. Absoluutselt. Ja see treener mõjutab veel rohkem. Absoluutselt nõus. Üks hea näide selle hollandlane. Ma olen nüüd väga raskustes nende mängija. Oli ta nüüd Vanschulp või? Vanschulp või? De Jong. Ei, need pika nimega, need rindege. Krikspuur või? Jah, vist küll. Mängis Sverevi vastu. See oli vist kevadel mingi ATP-l ja ta oli just korra 2 selline tasavägised mängud kaotanud. Ja siis järsku selles mängus juhtis ja asi läks, ma jään vastuse võlgu, kus turniiril see täpselt oli, ma nägin lihtsalt tema intervjuud sellest. Et tihti 1-2 punkti otsustavad kõik mängu ja mäng läks niimoodi lõpufaasi, tiebreaki ja ta kaotas oma servi tiebreakis, ehk siis mini-break, eks, ja seisis väljakul ja karjus seal midagi ja siis füsitreener oli hakanud tema peale karjuma, et mida kuradid sa teed, et sa oled praegu see oli mingi 1000 mäng kuskil sinna kevade kanti, kas Miami või Indian Wells. Et ütles, mida kuradid sa teed, sa oled otsustavas setis 3-3, mängi see 3 punkti veel ära ja ühesõnaga treener hakkas karjuma ta peale. Et igas olukorras on mingisugune, ma ei oska öelda, mingi nipp, et see tiim kõige paremini tunnebki. Mõnele aitab hea sõna seal, mõnele see, mida iganes. Medvedev elas ennast tühjaks kogu aeg treeneri peal, on ju. Et sellised pisidetailid mõjutavad ja nad mõjutavad suurte mängude võite. Vot see on, see oli eelmine aasta mul uskumatu vaadata Roland Garros, kus seis oli ikka Alcarazi jaoks nii lootusetu, kui veel annab olla. Aga kogu tiim oli rusikas püstis, vamos. Ka nende 3 matšpalli ajal on ju, eks, esimene matšpall sai ära mängitud, kogu tiim oli jalgadel nii edasi. Tegelikult oli seis ju mitte nutune, vaid lootusetu. Ja see võit tegelikult tuli suuresti tänu Ferrerole. Me nägime, mis eelmine aasta juhtus, kui Ferrerot Austraalia Openil ei olnud. Ferrerol oli põlveoperatsioon ja tuli kohe kaotus Djokovicile. Jah, see on järgmine märk, mida see aasta vaadata ja eilne mäng näitas, ma ei tea, kui palju ta nüüd näitas, aga minu jaoks ei olnud Alcaraz veenev mitte ühe kaugu pealt, aga ta on ennemgi esimese ringi mängudes see oli Valtoni vastu või vist, jah, oli vist. Jah, suht selline selles mõttes on jah, et vahetavahel võibki niimoodi mängijat olla, ütleme, võib-olla see alati nii märgata, aga ongi, et see võib-olla mõnda mängijat on vaja isegi nagu natukene
või noh, mõnda just vihale nagu ajada või isegi solvad, noh, piltlikult öeldes, noh, võib-olla see on karmilt öeldud, et ta muutubki nagu kurjaks ja see on positiivne, mõnel on veel vastupidi, sa ei tohi nagu üldse teda, et peab olema vaikus, no nendel ongi keerulisem sageli, kes lasevad ennast igast krõbinast häirida, nendel on tõenäoliselt ongi see, noh, sellistel võistlustel on keerulisem. Aga jah, tiimide roll on tõusnud nende reeglitega seoses ja mine tea, võib-olla on ka selline Alcarasi ja Sinneri ülimeeletu teistest üle oleks seotud natuke sellega. Võib-olla nad on nii hästi juhitavad mängijad, me ei tea. No, jõudsimegi siin automaatselt kuidagi selle suure tennise juurde, et sissejuhatuseks ma arvan selline küsimus, kui meeste tabelit nüüd vaadata, et mis peaks juhtuma, et Sinner või Alcaraz seda suure slammi turniiri Melbourne'is ei võidaks? On üldse see variant olemas? No mina alustaks võib-olla sellega, et kõige esimene variant on vigastus. See on kõige esimene variant. Teine variant on teine põhjus, miks mitte isegi võidab, selles ei ole küsimus, et nad ei jõuaks finaali, räägime sellest, et Sinner Alcaraz ei mängi omavahel finaalis. Esimene põhjus on see, et kumbki nendest vigastab. Teine põhjus on see, et Juan Carlos Ferrerot ei ole koha peal. See on teine põhjus, miks seda finaali toimub. Kolmas on publik või? Ja kolmas põhjus on ja võib-olla isegi publik, just nimelt. Ja siis hakkame võib-olla rääkima üldse teistest mängijatest, et väga põnev Austraalia lahtine, väga huvitav on, kes jõuavad poolfinaali, ütleme nii. Mina arvan nii. Tahtsin just öelda, et praegust, mida Riho tegi, loetles neid põhjuseid. Siis ta tegelikult loetles ainult Alcarazi põhjuse. Võta need punktid läbi, mis sa rääkisid, need kehtivad ainult Alcarazi kohta. No vigastus Sinneri puhul ka. Vigastus Sinneri puhul ka. Puudus vigastus ja publik ja Medvedev samal tabeli poolel. Ehk siis 3 esimest ringi välja jätta, siis läheb Alcarazi jaoks põrgu lahti. Ja jällegi ma olen nõus Santanaga, ilma Ferrero abita tundub mulle see väga raske mission. Aga tegemist on äärmiselt talendika mängijaga ja jällegi jätta välja siin publiku mäng seasta mind on väga veennud. Medvedev tundub, et on leidnud täiesti uue hingamise ja hardcore'il alati ja on ja Austraalias alati. Aga mina arvan, Sinner alt nokitseb ennast suhteliselt valutult sinna finaali ja ma arvan, Alcarazil saab alates veerandfinaalist väga raske olema, väga. No me võime natukene, terve maailm tennises on spekuleerinud selle olukorra üle, et miks nii rumal otsus enne esimest Grand Slami hooaja lõpus sellises kohas tehti see asi, aga ikkagi tundub, et see number 1 teema on seal võimuvõitlus, et Ferrerole lükati see uus leping nina ette, öeldi, sul on 48 tundi aega sellele alla kirjutada. See oli eriti kummaline. Ja just nimelt, ja mina arvan, et seal ei ole mitte midagi muud, kui Juan Carlos Ferrero ütles siis, et kuulge, okei, tõmmake nüüd pidurit, on ju, et kui tema varem sai seda tiimi juhtida ja olla seal ikkagi number 1, siis nüüd tundub, et seal on võib-olla isa, võib-olla veel keegi teine ja see lihtsalt Juan Carlosele ei sobi. Üks juba tegelikult, mis pressist ka igalt poolt läbi jooksis, esimene kass, kes nende vahelt jooksis sealt vist musta värvi, oli näidismängud. Nii-öelda prioriteetide küsimus. Ferrerole kohe üldse mitte ei meeldinud. Ja üks naljakas asi, nagu eelmine kord rääkisime, ma käisin seal ju sellel Alcaraz Fonseca mängul Miamis. Ja kui kogu punt ja tiim istus ühes kohas, siis Ferrero istus täiesti eemal. See oli ühesõnaga nädal ennem seda, kui see uudis tuli. Ja Ferrero istus üksinda eemal, üks 10-12 meetrit. See on päris suur vahemaa tiimi jaoks. Et järelikult ikkagi nädal varem oli ka mingi asi kuskil, kuigi see lepingu ettepanek tuli 48 tundi ja see lõppes. Kehakeel ütles mulle nädal varem, kui ma tagasi mõtlesin, et see vaata, kui Ferrero istub eraldi, siis see hakkab silma, miks? Ja siis ma vaatasin, õnneks mul oli mängult tehtud fotosid ja asju, vaatasin, oligi nii ja Ferrero istus suhteliselt, kas oli see vihase või ükskõikse näoga, ma ei oska öelda. Aga ma arvan, et juba nädal varem oli ka mingisugune asi õhus. Ja kõik need, Alcaraz mängis ju väga palju neid, peale Miamit sõitis veel New Yorki ja jällegi asi, mis ilmselt võis seda ettevalmistustsüklika natuke mõjutada ja Ferrero väga targa inimesena nägi seda kõike, ma arvan.
Nii et üks küsimus, millest räägitakse, on raha, aga ilmselt oli seal teisi asju ka. Ma arvan just see, et kes tiimis hakkab neid asju ikkagi määrama. Mulle tundub ka, et see on võimuvõitluse teema. Nii-öelda tööjaotuse ja vastutuse. Kuna Ferrero tundis, et tal ei anta mitte ühtegi sõna selles. Kusjuures ülikummaline, Samuel Lopez on Ferrero parem käsi akadeemias ja on nüüd siis peatreener tal. No, see on ka väga kummaline, et mis nüüd siis Ferrero ja Samuel Lopeze vahel nagu kuidas, noh, see on ka kuidagi kummaline. Huvide konflikt. No täpselt, jah. No jah. Ja, aga no samas ütleme üldse läbi ajaloo, et ma arvan, mis praegu huvitav selline spekulatsioon, kas on teil mõni mängija, no kes on ikka tuuril mänginud, ütleme tõesti vähemalt seal, ma ei tea, 5 aastat või 10 aastat, ega väga palju mängijaid võib-olla ei ole, kellel on täpselt sama treener kogu aeg olnud. Ma räägin ikka päris nagu tippude poole pealt. No Rafa Nadal. Jah, no tema on erand, aga üldiselt ja Federeri ikka väga pikalt saatsid samad inimesed ja ega edukatel mängijatel on tavaliselt pikk suhe. Ja miks ma selle just nagu momendi tõin välja, et kui sa kogu aeg ju vahetad näiteks treenereid või liiga tihti, no ühtlaselt ma arvan, et eriti Ferrero on toonud ikkagi Alcarazi algusest peale ja ma usun teab nagu 5 sõrme ja Alcaraz on täna 22-aastane. See on nagu selline tunne, et on juba ammu mängib, eks on ju, aga tegelikult ei ole väga. Muudatusteks, ma arvan, selline põrgulikult vale aeg. Ja õnneks nad pole kedagi teist tiimi võtnud, et jätkavad enam-vähem ikkagi turvalise inimesega, aga ma ütlen, et meie ennustuse pakkumis ma pakkusin, et ta tuleb tagasi. Ma arvan, et lähiajal juhtub üks väiksema moeline katastroof, miks mitte sellel Austraalia lahtestel peale mida tehakse kõik, et ma kusjuures mõtlesin sedasama mõtlesin siia sõitis just selle Lopeze seisukohalt ka, et miks see Lopez jäi, et kuidagi nagu, et tegelikult kõik on ilmselt siis ikkagi lõplikult kõigiga tülli ei mindud ja taganemisteel ja ma ütlen, et selles suhtes arvasid õiesti, et vaevalt seal väga palju Alcarazi endaga seotud on, et pigem on seal isad-vennad asjad, kes no jah, isegi sugulased võivad mängus olla, jah. No ja see on see emotsioon on kuskilt. See on see paha asi, et situatsioon on teine, oled maailma esimene, suured rahad, tähelepanu, igasugused lepingud pakutakse, käiakse ja siis kõik hakkavad arvama ja siis tekibki see võimuvõitluse teema, mitte enam tennis. Tennis muutub natuke teise järguliseks ja ma arvan, see Ferrerole ei sobi absoluutselt. Ja Sinneri puhul nägime täpselt vastupidist case'i, kui treener teatas, et sorry, eraelu tahan natukene tagasi tõmbuda ja Sinner aasta otsa palus teda peaaegu igal intervjuul, palun jätka. Ja vähemalt aastake seda veel jätkab. Üks selle ka veel ära, et miks on Carlos Alcarazi puhul Melbourne selline ajalooliselt kehvpaik, et parimal juhul veerandfinaali on see valede asjade kokkulangemine, nagu sa rääkisid eelmise aasta kohta või lihtsalt? Ei usu. Wimbledon oli Sinneri jaoks algkoht. Tead sa, aga mina arvan, et siin ongi täpselt see, mida sa rääkisid. Austraalia Open ehk siis Happy Slam on kõige ettearvamatum slam, sellepärast, et on hooaja algus ja mida teevad mängijad ettevalmistuseks. Ja Alo just rääkis, kuidas see ettevalmistus Carlosel välja näeb. Et me oleme siin neid case'e on varem olnud, kuidas Veerev oli liiga kaua Malediividel ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis juhtuvad Austraalias need asjad tavaliselt. Tundub, et on see aasta ka liiga kaua seal on. No täpselt, et võib-olla Austraalia puhul on see faktor just, mis tegelikult sul on absoluutselt tuline õigus, sellepärast, et kui me ikkagi vaatame legendide Nadal ja Djokovic ja Federeri ja siis nende ettevalmistusrutiin on väga paigas. Väga kopika pealt paigas, seal ütleme, et Djokovicil alati ka üks väike turniir alla, aga mida ta nüüd seekord ma jälle ütlen. Tal on päris hea tabel seal. Vist, ei ole ta. Ei olnud midagi head. Aga minule tundus küll, aga mitte kõige hullem teha. Aga see selleks. Djokovici puhul ma olen kindel, et ükskõik milline tabel ta on, poolfinaali ta võib alati minna. Seal ei ole isegi kahtlus selles asjas. Muideks publiku puhul on see, et vaata, siin on Tiafoe ja ütleme Demi Noor. Kus sa ütled, et Hurkacz, Menšik, kus nad on sellised hea tabel? No ei ole hea tabel. Aga see selleks. Nad on piisavalt mehed, et võtta Djokovic mahlu välja. Seda ei selles mõttes kindlasti. Ja Djokovicil paraku ei tohi unustada, et iga minut, mis ta on väljaku peal, siis tema vanuses võtab tema šansse maha. Mitte, et tema ainuke hea uudis on, et on Alcarazi poole peal.
ja võib vabalt juhtuda, et Alcaraz sinna poolfinaali ei jõua. Aga ma ei usu, et ka siis publiku Medvedjevi üle ta väga palju õnnelikum oleks. Et jah. Lihtsalt publikul on seal, ma vaatan, et selles mõttes, et ta on praegu väga hea soos, aga just sellised, ma ütlen mingi Deminori sugune vintsk ja vastik vastane, et kes võib nagu... Deminori õnnetus on alati poweri puudus. aga see, et just lihtsalt publik, tal on see stabiilsuse küsimus sageli, eks on. Ei, mitte sageli. Viimased pool aastat ma sellest probleemi ei näe. Aga ma räägin üldiselt kogu karjääril ikkagi olnud. Ja praegu ongi see, miks me teda tõstamegi nii kõrgel. Ta on muutunud mees viimased pool aastat. Ükskõik, mis vaatasin nüüdki esimese ringi mängu, no mitte üht piuksu vasakult ega paremat tulgu ükskõik mis viga ja natuke parandan, et Djokovic on ikka siin Sinneri tabeli poolel. Potentsiaalne veerandfinaali vastan oleks siis Musetti ja siis poolfinaalis. Muuseas tuli juttu, ma lihtsalt tuletan meelde Deminorist ja publikust. Sest Sinner on ju Sverev on üleval, okei. Muuseas tuletan meelde, et Deminor ja publik eelmisel aastal mängisid 2 matši omavahel. Prantsusmaa lahtistel võitis publik 5 setis ja publik mängis temaga ka Pariisi Mastersil ja võitis ka, nii et 2 viimast kohtumist on läinud publikule. See on talle kasuks ka. No kui Djokovic juba teemaks võtsime, et on räägitud, et see võib olla tema nii-öelda viimane võimalus jahtida seda 25. slammi tiitlit, kuigi juba praegu tundub see ulmeline. Mina ütlen ikka, Wimbledon on tal kõige parem variant. Sõltumata kõigest, millegi pärast. No parem või halvem, suht selge on, et ta ei võida ei Wimbledoni ega seda, see on loodus ilmselt teeb oma töö ja mulle üllatuseks minu iidol ütles intervjuus, et selle küsimuse peale suht lühikütas, et see ei ole võimalik. Never, jah. Ja ma olen taga nõus, et selleks kõik alati on kõik võimalik. Tal paljud asjad peab kokku jooksma. Saab 4 ringi loobumisi, asjad, teoorias on kõik võimalik. Sinner vigastab, ma ei tea midagi, mingid asjad koos seal. Veedab kuni poolfinaalini 4 tundi väljaku peal ja ongi kõik võimalik. Aga me ei tohi unustada Grand Slami eripära, kus need mängud kipuvad sinna 3-4 tundi minema ja kui lihtsalt liitmistulemusena, kui 7-8 aastasele kehale panna see koormus, siis see keha ei pea vastu lihtsalt, see on nii lihtne. Kindlasti on ju selliseid mängeid läbi aegade, kellel just see sama formaadi küsimus, ütleme, et slam on see 5 parem ja nii mõnigi oleks see lühem formaat, ma ei tea üldse, kuhu see tennis lõpuks liigub muidugi, aga kui, et see oleks võitjad ju palju kirjum oleks see. Loomulikult. Aga see 5 parem, see muudab absoluutselt mängu teistsuguseks. Mina ütlesin 2023, kui Wimbledoni finaal oli Alcaraziga, et see oli tema viimane võimalus ja näed, peale seda tuli veel olümpiavõit ja tuli veel Ameerika lahtiste Grand Slam, et üllatas siis, ma arvan, et võitiski oma viimase Grand Slami. Olümpiavõit on 3-setised mängud. Aga võitis ka Ameerika veel, et see oligi suur üllatus, minu jaoks oli see juba suur üllatus. Ma arvan, et need ajad on möödas. Jah. Sellest on ikkagi 3 aastat möödas. Just, täpselt. Et see on natuke teine asi ja nüüd natukene Djokovic'i väike tagasilöök, et ta ei saanud turniiri alla ennem. Aga taaskord, kui tuleb kellelgi nendest vigastus, see on variant. See variant on õhus teoreetiliselt. 2 mehel peab vigastus tulema. 2 mehel, võib-olla isegi 3-4. Ja kas siis Djokovic'i jaoks see protsent ei ole väga kõrge, sest need 30-aastaseid mängijaid on seal reiburada, kes võivad, ja see on 7 mängu 5 parem, see on karm. See on väga karm. Ja oleneb, mis ilma seal Austraalias annab, me teame, Austraalias võib olla väga kuum või tuuli. Nii ühte äärmusse kui teise äärmusse, et pannakse sul päevane mäng või pannakse sul õhtune mäng või jah. Mida tenniseringkonnas ja fännide seas oodatakse, soovitakse näha seda praeguseks juba mõneti legendaarseks saanud Sinneri Alcarazi finaali või seal pole kahtlust. Või pigem sellist värsket verd ka sinna ette? No, Sinneri Alcarazi case on lahendamata. Vaata, 2 aastat järjest on nad 2-2 viiki jäänud.
ja kuna see case on lahendamata, siis vaevalt sinna keegi värsket veed ootab. Noh, eks ikka on alati kihvt vaadata, kui keegi siin üllataks, aga täna ma ei näe lihtsalt. No okei, Alcaraz on suur küsimärk praegust, eks? Nii mitmel erineval põhjusel. Aga jah, eilne mäng ei jätnud ka mingit megamuljet, aga see ei ole ennemgi tal esimestes ringides jaanud. Aga kui jätta välja Medvedev ja mingi teatud tingimustel ka võib-olla publik, siis kui üle nimed läbi käia, Djokovic ilmselt poolfinaaliks on liiga väsinud. No mul on siin nimekiri ees, lihtsalt ma võin kiiresti läbi käia. Shelton kindlasti ei ole see, kuigi ta on stabiilselt Grand Slamidel mänginud, aga nii edasi. Fritz on ekstreemselt õnnetu. Fritz on võitnud see aasta ühe mängu ja seda ka matšpallidelt. Ja Auger on juba väljas. Deminoril, ta on ise tunnistanud seda, et suurte turniiride võitmiseks jääb tal power'is puudu, mille kallal on vaja tal tööd teha. Kas selles vanuses saab veel seda teha, ebaselge. Fonseca Miamis jättis mulle mängija mulje, kellel kindlasti on suur tulevik, aga mitte lähi 2 aastal. Ja siis meie sõber publik. Tema on suht ette ära vaadamatu. Publik on rõngas sai või? Publik on rõngas sai ja väga-väga raske küsimus. Tähendab, tegelikult ei ole küsimust. Ma ei taha uskuda, et publikul 7 5-setteri jaoks jääb sisu. Musetti kindlasti mitte see veel. Kõik on kihvt, aga mitte Grand Slami. Ja minu isiklik lemming Menšik, eks potentsiaali hoia ja veel vanus 19 on ju, aga või sai ta juba 20 või ma ei tea. Aga ikkagi ei ole valmis selleks asjaks. Ja Tsitsipasest me ei räägi, eks. See ÜROs oli seal, kus siis Ukraina esindaja ütles Vene esindajale Bubliki vam, a nii Ukraina. Vaata kui huvitav, et Alo isegi kordagi ei maininud maailma 3. reketit. Aga kui rääkides maailma 3. mehest, siis me ju tegelikult ju kõik teavad, sellest on räägitud aastaid, sellest kusjuures publik eile intervjuus ütles ka seda, et kõik räägivad, terve Saksamaa, mitu miljonit räägivad seda sama juttu. Riho, ma ütlen, ega ma tegin seda põhjusega. Tema kihlve kursi koos on 1-21. Et ma tahtsingi öelda, et see muster on ju kogu aeg kordunud ja kõik ju teavad, ta oskab tennist mängida, aga kui tulevad need hetked, kui tulevad need momendid, siis ta tõmbab saba jalge vahele, on passiivne, jääb passiivseks ja tavaliselt nii need mängud alati on lõppenud. Et kui tal võib-olla ka, kui mingisugune krõks kuskilt käib, midagi elus totaalselt muutub ja üks hetk ta mingi vabanemine tekib, võib-olla Zverev teeb mingi üllatuse, aga täna lihtsalt vaatad, kogu aeg on täpselt ühtemoodi, sama muster. See krõks oleks pidanud toimuma siis, kui tal kandikul pakuti slammi võitu. Põhimõtteliselt. Mina arvan, et seal toimus see krõks negatiivsus. Täpselt. Just nimelt seal toimus teistpidi krõks. Jaa, täpselt. Ja mina arvangi, et see mõjus, see ongi üks põhjuseid, miks me, mitte et me ei too seda näitena, vaid just nimelt selle järelmõju on lausa siiamaani, et ta lihtsalt ei olegi suuteline seda ära võtma. Kui palju ma olen vaadanud, et 4 tundi vaadata tennist, kõik on suurepärane, kõik on tore ja siis tuleb see moment ja siis jääb passiivseks. Jah, ja kurb on see, et sa pead performima, esitama seda 7 mängus, 7 5-setises mängus. Ja Zverev traditsiooniliselt teeb teda hästi, kuigi siin oma ennustus ma see aasta 3. ringist kaugemale ei julgenud teda pakkuda. Traditsiooniliselt teeb ta seda hästi kuni veerandfinaalini, vahest ka poolfinaalini, aga siis on läbi. Siis on ühel või teisel või 3. moel tema turniir läbi. Ma tahtsin teie käest küsida minu jaoks absoluutselt õigustatud wildcard Stan Wawrinka, kes loomulikult täna võitis ja absoluutselt mitte õigustatud wildcard Venus Williams, ma ei saa aru sellest, kuidas Grand Slamil antakse selline wildcard. Ma ei kujuta ette, kes see noor mängija Austraaliast või silma jääda kaardist, et see tundus täiesti nagu jabur. Vaata, Riho, siin ma ei ole suga nõus. Williams mängis selle mängu absoluutselt müts peas. Ta juhtis otsustavast 4-0 ja mul on ääretult kahju, et see ajalooline rekord jäi tegemata. 45-aastaselt võita ring Grand Slamil. See oleks olnud selline multi rekord.
ja tema osalemine oli iseenesest rekord, aga ta lahkus sellest mängust täiesti müts peas. Kurb, et 4-0 pealt otsustavas kaotas selle, aga jah, no, minu jaoks üllatus. Mina arvasin, et ta saab 2 kiiret setti. Ma võin sulle kohe siin välja pakkuda, et ma tean ühte 44-aastast, kes iga kell võidaks ringi Grand Slamil praegu. Aga lihtsalt ei tee sellist pulli. Jaa, see oli very, very impressive tema ruudiga tiebreak ja eriti üks tõrje ja ässad ja very impressive. Ei, no loomulikult, aga praegu räägime ka just, ikkagi oli näide, oli ikka nagu naiste tennis ka, et ikkagi. Ja rääkides Stanist, kes tegelikult ju 2014 tuletame meelde, veerandfinaalis mängisid kõik esiteks suur kolmik, lisaks Andy Murray, Ferrer, Berdych, tabel oli ju selline. Wawrinka võitis veerandfinaalist Djokovic'i 5. setis, kui mängiti veel pikka seti, vist 9-7. Poolfinaalis alistas Berdic'i, finaalis alistas Nadali. See ei olnud mingi siukene nii-öelda tiimi ja Zverevi Grand Slam, see oli kõikide kõige kõvematega meestega osales Grand Slam, mida Stan seal tegi. Ja täna ka muidugi fantastiline võit Laslo Tiere vastu, et Wawrinka üle on tõsiselt hea meel. Õnneks ka 4. setis, et ei läinud mingis viite, et jällegi oma ennustuse juurde tulnud. Ma olen talle pakkunud 3. ringi, kas see nii juhtub või mitte, ma ei tea. Aga jah, ta juba ju United Cupil mängis fantastilist tennist. No kui te juba naiste tennise ja Venus Williamsi siin mängu tõite, et vaatasin ise ka eile seda mängu ja mul tekkis küsimus, kuidas see on võimalik, et 45-aastane mängib nii kõrgel tasemel, kui võib-olla liikumine välja jätta, siis ei saa arugi. Aga minu jaoks märksa hullem asi oli natuke aegu tagasi, kui ma vaatasin, kui 49-aastane mängis Grand Slami veerandfinaalis. Riho, sina olid ka minu arust tookord, kui Navratilova oli veerandis segapaaris mängus. Jaa, olime jah. US Openi vaatasin. See oli siis, kui Sven läks Navratilova kõrval istuma. Ma tõmbasin paralleele. See oligi see, jah? See on hea lugu. Ma tõmbasin paralleele natuke oma emavanuse asjade ja kõige nii edasi ja igale poole ja mõtlesin, et tol hetkel vist Navratilov oli mingi 49,6 vana või napilt 50 puudu on ju. Et mis moodi see võimalik on ja ma olin noorem selle. Kuulge, aga üks huvitav tendents, kui ma küsiks teie käest, mis te pakute, kui palju meeste tabelis oli kolledži süsteemi mängijaid? Palju. No pakkuge umbes. See võib ikka üks 10 oli vist. Sa räägid põhitabelist? Põhitabelis. Ära kvali ka veel. Ma kahtlustan isegi, et rohkem. Jaa, rohkem. Jaa, palju. See on täitsa fenomenaalne. Ja noori üldse palju. 25 mängijat. Ära jama. Ja naistel 9, aga meestel 25 mängijat. Et huvitav, et see asi on sinnapoole liikus. Ma siukse pilguga ei ole vaadanud, aga ja kui sa hakkad praegu vaatama osasid nimesid, sa oled paremini selles kursis. See on ikka päris metsik number. See on metsik number, jah. On küll, jah. Ja seal on palju põhjuseid. Üks põhjus on see, et USA ülikoolid muutsid oma suhtumist profiturniirides. Ehk siis juba mitmeid aastad üliõpilased võivad mängida ka profiturniiridel ja see oli vanasti selline pidur, miks paljud ei valinud ülikooli, kuna tahtsid veel tennises üritada. Nüüd see pidur on kõrvaldatud ja iseenesest, ma ütlen, ma olen nii mõndagi ülikooli näinud ja see, kuidas seal treeningud organiseeritud on, see on super kogemus noortele. Seal ikka tehakse tööd, jah? Kõvasti ja iganädalased matšid ja ütleme sellist matchplay kogemuse puudust ei ole ja see USA ülikoolide süsteem on üks igavesti vinge asi. Vaatad need kolledžite seda korvpalli ja et seal on isegi rohkem pealtvaatajaid vahest minust kui NBA mängudel isegi. Jah, ja see on ka põhjus, miks järjest tuleb nii mehi kui naisi ülikoolisüsteemidest. Roger Federeri tõite ka siin samuti mängu, et see treening Kasper Ruudiga kurikuulus tiebreak, mille ta võitis eile täpselt samamoodi legendide nii-öelda näidismängus osales, et millise mulje see kõik jättis. Selline mõnes mõttes võib seda hüvasti jätuna võtta tema puhul. Ma tahaks öelda, et jumala eest ükskõik mida Federeri käest küsite, et kas tema võiks potentsiaalselt hakata Alcarazi treeneriks, ta ütles, et mul on praegu 4 last ja mul on nii palju tegemist, et kindlasti ma ei hakka. Aga ükskõik, on ta kellegi treener, on ta kommentaator,
mis iganes, et ta jumala eest oleks tennisega seotud, et ma loodan, et see või mängiks paari, ma nii lootsin, et ta Nadaliga paari mängiks. Üleeilne hommik oli minu jaoks 5 aasta jooksul jälle üks ilusamaid hommikuid, kus ma teleka keeran lahti ja näen sealt Rogerit. Et ja minule üllatusena mängis ta paremini, kui ma arvasin. Nii liikumine, asjad, löögid, seesama jah, tore vaadata, oleks küll kihvt jah, mingi wildcard kusagile Nadal Federer. Aga selliseid asju, nagu sa tead, ootamatult ei juhtu, on ju näiteks. No oleks kas või paar, mina ei tea, võib-olla see on mina olen kogu aeg mõelnud, et võiks ju see mingi paaris mänguski, see võib-olla ei tekita alati nii palju elevust, üksikus mängib selle ühe mängu ära näiteks, läheb, aga ütleme, võib-olla võidab ühe ringi ja nii edasi, aga paaris mängus ikkagi omal ajal just ikkagi väga palju kasu, oldi paaris mängus tuldi, aga tõenäoliselt on, nagu sa ütledki, põhjused on seal natuke muus, et seal on üks väga-väga lihtne asi. Selline mees nagu Federer ja ka Nadal ja nii edasi, nad ei tule see ei ole nende nagu level. Need ei tule ühele ametlikule turniirile niisama lolli mängima. Ja, täpselt. Aga Federer on öelnud, talle meeldib ta trenni teha, ta tahab mängida. Ja seda ma just tahtsin öelda, et kui ta lõpetas, siis oli tal pikk paus, aga praegust rutiinselt ta 2-3 korda nädalas teeb trenni. Aga selleks, et tulla kusagile mingi ametliku mängu mängima, kui ütleme hüpoteetiliselt, et Nadaliga läheks näiteks paari kusagil mängima, siis selleks ilmselt nad mõlemad hakkaks tegema palju trenni, palju rohkem ja korralikumalt ettevalmistustrenni ja seda ta pere kõrvalt lihtsalt ei tee. Eriti kui poisid on ikkagi suhteliselt väiksed veel, et neiud on juba sellised, et varsti lendavad kodunt välja, aga kindlasti mitte poisid ja selleks ajaks on Federer 50 pluss tugevalt, nii et kindlasti tagasi ei tule. Nii et ma kardan, et selline asi jääb meil nägemata. Aga kunagi samamoodi Federeri käest küsiti, et mis põhjusel Serena Williams pani ennast sinna dopingu nimekirja jälle. Kui ta on jumalast selgelt välja ütlenud, et ta ei tule tagasi. Aga vaata, nad peavad teada andma seal, et ta on jälle kontrollitav, eks? Ja see oli üleeile pull intervjuu, kus ajakirjanik päris korralikult kiusas Federeri, et saada äkki Federeril on mingi siseinfo, et miks keegi teeb endal elu hästi ebamugavaks sellega, et dopinguköttidel on õigus mingisugune X kell helistada ja tulla proovima, kui ta ei kavatse tagasi tulla. Nagu Serena on ütlenud, et ta ei kavatse, aga samas ta pani ennast sinna. Mina isiklikult arvan, et ta mängib õega kuskil paari. Ma isiklikult arvan. Kõige tõenäolisemalt US Openil. Naiste turniirist ka võib-olla paar sõna, et on kõik nii lahtine nagu ikka alati naiste tennises või võib Arina Sabalenkat ikka mingil määral favoriidiks pidada? Mitte mingil määral, vaid päris kindlasti. Päris kindlasti võib favoriidiks pidada Arina Sabalenkat, et kui rääkida siin, kes siis nagu need lähimad konkurendid ja mis üllatused võiks tekkida, juba siin rääkisime Alaga ukse vahel, et eelmise aasta tšempion on turniirilt lahkunud. Suur üllatus eelmisel aastal oli Wimbledoni võit Iga Swiateki poolt, kindlasti Swiatekit ei saa maha kanda, aga mina isiklikult tahaks väga-väga näha, et jälle nooremad tulijad, Kauf, kindlasti ka Mirra, et keegi sellised võiksid hea turniiri mängida vähemalt, et raske öelda, aga ma arvan ikkagi, et praegu kuidagi Austraalia lahtistel näha kedagi teist võitjana peale Sabalenka ausalt öeldes väga ei usu. No seal mängib see vaimne pool ka kindlasti rolli. Jälle, ütleme, et Sabalenka puhul on sama case, mis mul vanasti oli Djokovic'i puhul, mitte enam. Et mingil määral mõistus ütleb jah, et peaks nagu Sabalenka olema suht kindel. Samas ma ei ole selles nii väga kindel. Te kuula või? Ja ei, ütleme, et mul poolfinalistid on hoopis teissugused. Loe ette ma poolfinalistid. Swiatek, Anissimova, Pauliini, Kauf. Aga veerandfinaalid on veel huvitavamad, et saab isegi 4. ringis ta kaotama Pokole. Ja selles, kuna ma tegin selle ennustuse enne, ma tegin juba nädal tagasi, nagu tabel välja tuli.
Siis ma veel ei teadnud, et Vokol on siiski väike jalavigastus, ta jalg on korralikult kinni teibitud, aga puht mängu poolest oli ta täna öösel jälle veenev niimoodi, et põnev saab olema. Kus sa minu lemmik Muhhova panid, kus ta kaotas? Ei, ta ei ole kaotanud. Ta on teises ringis. Jah, alati kui ma Muhhova jaoks ennustust teen, ma mõtlen Rihole. Ma ei tea, need asjad on minuga seotud. See on huvitav, et kui sa näed Muhhovat väljakul, siis sa mõtled Rihole. Aga nii on välja kujunud. Mul on tast kuidagi nii kahju. Mul on ta õudselt meeldib, aga ma kuidagi ei saa aru. Tal on juba enne turniiri igaks juhuks jalg kinni seotud ja kuidagi nagu, see on mingisugune, kuidagi käib see vaim ja pea koos, ma ei saa aru, et mul on tast nii kahju, et ta nagu vääriks head, ükskord midagi head, aga ei õnnestu. No on tal head ka olnud, ega ta nüüd ilma heata elus ei ole jäänud. No võiks ikka ühe Grand Slami võita. Jah. Aga ei, ma arvan ka, et ütleme, sina jätsid välja, aga mina iseenesest ja ikkagi Sabalenka oleks nagu ikkagi, mulle tundub see favoriit, aga teisest küljest jälle, no ma tõesti tegelikult see nimekiri, mis sina pakkusid, see, mis sa ütlesid, see nelik on ju oleks. See oleks, jälle ma mõtlen, see oleks huvitav, jah. No see eelmine aasta Casey võit, see oli fantastiline, see oli üks aasta tipphetki tennises. See oli huvitav, meil oli mingisugune üritus oli sel ajal, kui see, ja isegi inimesed, kes, ma mõtlesin, et kas nad üldse jälgivad nagu seda, ja siis ma veel mikrofoni ütlesin, ma jälgisin arvutis seda mängu, ütlesin mikrofoni seis on selline ja nii kui ma ütlesin, et Madison Keys võitis, et tegelikult tuli välja, et inimesed ikkagi, kes tennist mängivad, nad ikkagi nii palju jälgivad ja ilmselgelt oli kõigil väga hea meel. Esiteks just see tulemus seal oli selline. Aga jah, aastad on seda näitanud ja ma pakun seegi kord, et ilmselt võidab Grand Slami me oleme küll väga palju nimedest rääkinud, aga ilmselt võidab jälle keegi üllatustegija. Kes iganes ta on. Ma ei oska seda öelda. Ja sa küsisid, jah, naistes on lahti. Amandat tahaks ka väga näha. Sabalenka on korduvalt tõestanud, et ta oskab ühe mängu endal ära rikkuda. Oota, Amanda sa panid poolfinaali või? Amanda ma panin poolfinaali ja Amanda ma meie ennustuses panin Grand Slami see aasta võitma. Ja ma oleks ka väga hea meel. Aga ma kaua mõtlesin, kuhu ma teda võitma panen. Kas ma panen ta Austraaliasse või panen US Openile, aga ma panin ta US Openile. Et temal ei teki seda Zverevi sündroomi või? Ei teki enam. See Wimbledon oli aga jah, ma pigem ma arvan, et isegi Anissimova võib olla võitja, kuigi ma panin oma ennustuses Sviateki, aga jah, kindlasti ta võidab. Tommi suur lemmik, Tom kuskilt jälgib, vaatab, Tom ikka hoidis talle väga põhjalt. Ja Anissimo mulle... Väga kihvt tüdruk, mulle ka väga meeldib. Ma olen seda kogu aeg öelnud, ma olen vaikselt peale reklaaminud seda väga. Nüüd esimest korda täna avalikult. Ei, ma vist olen ikka öelnud mõnes saates, aga jah, ta on mulle hästi sümpaatne, teades natuke seda niisugust võib-olla elu tausta ka. Kindlasti ta sekkub suurde mängu, mingi moment. Ja miks see moment ei või olla see aasta juba? Ja kui tal see mäng jookseb, siis ta on ikkagi, ikka see pall lendab ikka niimoodi. No mitte keegi ei löö nii kõvasti tagakäega nagu Amanda Anissimova, mehed ka ei löö. Ja Sviatek on favoriit alati, ütleme ükskõik, kus ta osa võtab, ta on alati ja kui tal asjad kokku klikivad ja ta seinaks muutub, siis pole väljaku kattel väga suurt vahet, mida tõestas Wimbledon, eks? Kui see kummisein on see välja? See on see liikumine asi, mitte kellegil pole mitte midagi ligi lähedast vastu. Ta on nagu natukene meeste tennise Deminoor, aga naiste tennises võimsam kui Deminoor meeste tennises võib-olla. Päris hea võrdlus. Naiste tennis ei vaja sellist võimsust, nagu meeste tennis vajab. Seal sa saad rohkem, ütleme, võid välja ujuda nii-öelda. Tõmbab oma nokkamütsi silmadele. Natuke sarnased minu arust. Nõus sinuga, nõus. Hea võrdlus. Aga ma ei tea, millal siis mehed naised koos hakkavad mängima? Ühes tabelis? Ei hakka. No peaks tegelikult... Esimene asetus Nick Kyrgios ja teine asetus Sabalenka. Muuseas, rääkides sellest ma tõin selle sisse praegu siia. Rääkides sellest matšist, see on ka palju igasugust kirge tekitanud alati, aga ma natuke mõtlesin selle peale, et seal tehti see väljak küll 9% väiksemaks. See nägi nii kole välja. Aga jällegi, et Sabalenka ütles, et naiste tennis võitis sellest kõvasti, siin osad nii ei arvanud, aga ma tahaks küsida teie käest, et kui nüüd võtta tavaline tennise väljak ja ATP punktiga mängija täna, ütleme, kui teha selline Battle of Sexis, maailma esimene versus maailma viimane,
siis kelle peale te panustate? See päris niimoodi võtta, kes mängib turniire. Jah, ütleme, et sa ei saa selle pärast võtta, et näiteks keegi on kuskil Aafrikas wildcardi saanud ja wildcardi saanud. Aga ütle, kas neid täna väga on? Ega väga ei ole neid enam täna. No me nägime Facebookis klippi nädal tagasi. Aga see aeg on enam-vähem, ma arvan, see aeg on ikka üsna möödas. Täna on juba kvalifikatsioonid. 2 aastat tagasi Challenge oli üks turniiri direktori poeg, kes mängis eduka 48-0 mängu. Võtame ikka, kes nagu regulaarselt mängib vähemalt sellest, ma ei tea, ITF 15 või... selline, ütleme, et ATP edetabeli täna vist need numbrid on nii suured, et näiteks 2000-s. Mina ei usu, et Sabalenkal varianti on. Ei ole. Ma ei usu. Kus? Aga sellel vaata, kus me istusime, kus Alo ei jõudnud. No igaks üks me ei ütleks, keegi ütles, et Kristjan Tamm ei saa talle vastu. No nalja teete või? Aga sa mäletad ju, kes seda ütles? Ma mõtlesin... See vahe on nii suur. Pane liikumisse, pane mängu iseenesest mängu. No vaadake, mis Kirgas tegi, ütleme, et kui ta vahepeal, lõppude lõpuks jättis ta ikka lollitamise mulje. Muidugi, ega ta ei pannud kõike välja. Tõmbas natukene seda topsi üles ja Sabalenko silmad kinni tagus ja mängu tulemus, eriti kui me räägime pikematest turniiridest, siis mängu tulemus ei otsusta üks see, mis... Ja Kirjasel ei ole täna seda vormi, et midagi seal Grand Slamidel või meeste tennisest teha. Mõne ATP punkti poiss, kellest me rääkisime. Põhimõtteliselt hetkel, ja kui ta läheb sinna, nägid nagu tahtis korra sinna võrku minna natukene nii-öelda, siis oli punkt tehtud ka. Selles suhtes mina arvan, et naiste tennis ei võitnud sellest mängust mitte midagi. Ja üks asi veel, üks asi on see, teine asi on see etteaimatavus. Vaata, ühel puhul on see, et sa aimad ette, teisel puhul nagu on üllatusmoment kogu aeg. See torkas ka silma, mis seal oli üks väga oluline asi. Ma korra lihtsalt selle teemat võib-olla me peatuma nii palju, aga visuaalselt nägi see jube kole välja, see versioon. See oli päris õudne. Ta nägi hullem, ma olin kindel Kirgase kindlas võidus, aga selline, ütleme, lohakas, pool lollitav, mitte väga heas vormis Kirgios teeb tõesti maailma esireketiga, mida tema täpselt väljaku peal tahab. Et seda oli päris kurb vaadata. Aga ma toon siis teise võrdlus, ütleme nii, et võtame ikka maailma päris meeste tipu ja tal on paarismängujooned. Võt, see oleks nagu huvitav näed, näiteks ütleme, see on ikka päris karm juba. Mis vahet seal on? Ei, ma just ütlengi, et ütlengi sulle, näiteks mängib, võtame siis Taylor Fritz mängib Sabalenkaga ja temal on paarismängujooned Taylor Fritzil ja naistel on siis 6-0. Ei ole, see ei ole... Ei, ma lihtsalt küsin arvamuse, ega ma... Ei, see pole midagi. Ma kusjuures mõtlesingi, et alguses nii ongi reeglid. Jaa, see oleks ta vähegi nagu võib-olla isegi... Ma ei saanud üldse aru, miks Sabalenkal serv ära võeti esiteks. Ja kas te panite tähele, Sabalenka ju servis sealt nii-öelda natuke kaugemalt, et oleks siis õige kaugus. See oli ka nii kummaline. Talle anti eelis, et sa saad lähemalt ja ta servis ikka meetri kaugemalt. Mina ei saanud sellest aru. Kui me rääkisime täna noorte tennisest, teate, mida ma tegin noorte tennisest päris ausalt? Ma ülitihti siis, kui on kohtunike pealtvaatajaid, ikka mängisid seal, ma ei tea, Kadriorus 5. väljakul või kuskil seal nurga taga. Ja kuna vastane teiselt poolt ei näe, ma läksin meeter-poolteist lähemalt servima. Ja minu jaoks täiesti arusaamatu, miks Sabalenka seda ära ei ta hakkas seda teise seti kuskil keskel, hakkas alles servima joone tagant. Ma ei saanud aru sellest loogikast üldse. Et sulle antakse eelise, sa ei kasuta seda. Just. No ja nad mõtlesid võib-olla seda momenti, et lihtsalt, et see mõlemil on üks serv, et see nagu just kui meeste servi eelis kaob nagu ära, aga nad ei arvesta seda, et ütleme, sageli on naiste tennises esiteks topeltvigade arv on suurem ja see kontrast on väga suur reeglina esimese teise ja, aga meestel on just see teine serv võib-olla tundub, et mis see on, aga seal on tavaliselt siuke kikk on peal, et lihtsalt seda on nagu väga sellega ei saanudki Sabalenka hakkama, see oligi põhiline kohe, kus sealt hakkas kohe kiki pealt oli see tõrje juba natuke lühike ja siis hakkas see lollitamine pihta. Me võtsime aga läheks tagasi tennise juurde. Läheks tagasi tennise juurde. Tõesti, ei ole Kirgios minu number 1 mängija, Sabalenka seda enam. Aga ma arvan, ega midagi hullu ei ole, et me võtsime nii sõna või selle juhtimissama. Ütleme, et see oli üritus, kus enne mängu oli Kirgi nii palju rohkem kui peale mängu. Panite tähele, ta vaibus kohe ära, kuna see pilt oli nii kole, siis need kirjeldused pressist kadusid ka väga-väga kiiresti ära. No, mis seal ikka, ma arvan, et vaikselt on jõudnud kätte aeg, kus tuleb hakata otsi kokku tõmbama, et võib-olla lõpetuseks teekski ennustus, et kas Sinner või Alcaraz? Lihtne küsimus.
Jaa, lihtne, Sinner. Ja pigem noh, see sama, mis me kohe saate alus rääksime, et siis tõenäoliselt jah, tõesti võib-olla Sinner ikkagi noh, oleks huvitav muidugi kedagi teist pakkuda, aga ma ei näe ikkagi jah, seekord võib tõesti ainult vigastus segada seda asja. Ja Sinner on meestel, jah. Ma tahaks isegi oleks huvitav mingit teist finaali näha. Ma tahaks, et isegi võib-olla äkki näiteks oleks mingi suure tõenäosusega Medvedev või publik või mingi huvitav. Me võimegi seda näha. Või isegi Djokovic. Oota, kas Medvedev publik oli seal väike vahe siis ma mõtlen tabeli pool. Ala võib kohe öelda, Alal on vaata korra, mul ei ole meeles. Kas Medvedev ei olnud ühel poolel publikuga? Kõik olid seal Djokovic'i poolel ja vist Alcarasi poolel. Nad on kõik siin Alcarasi poolel. Jah, kõik on Alcarasi poolel. Et seda finaali niimoodi. Ja juba veerandfinaaliks nad kogunevad siin. Medvedev on ikkagi pooles. Niimoodi, et teoreetiliselt Alcarasil ilus. Veerandfinaal publik, poolfinaal Medvedev. Ja Djokovic läheb kokku kellega veerandis siis? Menšik või? Djokovicil hakkavad jamad pihta juba 3. ringis või? 4. ringis. Tuleb Menšik Urkač võitja. Tough match. Urkač mängis fantastilisi United Cupi. Siis tulevad juba Musetid seal, noh, Fritsi peaks teoreetiliselt, aga Fritsi ma üle, mis ma panin talle, teises ringis, 3. kaotab. Ja, võt seal on võib igast huvitavad asju olla, nii et selles suhtes tundub, et Sinner läheb sinna finaali välja igatahes. Aga seal on ikka väga põnev, ütleme, Alcarasil on Deminoorid, on publikud, on Medvedevid, isegi Norri võib midagi üllatada ja seal üleval on ka Zverev, keda ma ei maini, keda ma panin ka 3. ringis kaotama. Aga jah, ülipõnev ja sul on õigus, me võime näha teist finalisti. Ja naiste seas, kes on see nimi, kelle te välja pakuksite? Aga muuseas, üks suurtematest favoriitidest, kelle te välja tõite, on juba praegu väga raskes seisus, ehk siis Mirra Andreeva kaotas Donna Vekicile avaseti. See Vekic ei ole kingitus. Praegu proovin mõelda, kus me oleks Mirra Andreevat suureks favoriidiks pidanud. Ennustusvõistluses keegi pani. Mäleta, mina mitte meist keegi. Äkki Karl, ma ei mäleta. Ja keegi pani. Ja ei, Andreeval läheb aega. Kindlasti potentsiaalikas mängija, mida ta paar aastat... Ma arvan, et ta võidab kindlasti Grand Slami karjääri jooksul. Pole küsimust, mina arvan küll, et võidab. Kogemustega treener ja tiim töötab, aga natuke on midagi puudu. Natuke veel noor, midagi on puudu. Aga kes siis, kelle sa Riho paned siis? Mina ütlesin Sabalenka, et see on võib-olla igav, aga ma arvan, et see nii on. Õige Pegula oleks USA lahtistel või ma tahaks nagu ikkagi pakkuda kedagi sellist, kes ma arvan, et Sabalenka võidab, aga kui nüüd ennustusvõistlusele panna, siis võiks ju kellegi teise panna nii-öelda mitteametlikule. Minu jaoks oli üllatav, et need ennustuskursside vahed nii väiksed olid Sabalenkal. Ma arvasin, et ütleme, mingi Kihlveo korturites on Sabalenkal mingi meeletuse. No pane siis Amanda paku. Amanda Liir. Anissimo paneme. Mina seekord olen trabelis kumbad kuulata mõistust või südant. Ma seekord kuulan südant ja panen Sviateki. Mõistus tahaks väga öelda Sabalenka, aga sama siin, et ma ei mul on mingid moraalinormid Sabalenka pakkumiseks. No väga huvitav. Ma ei taha, et Patja jälle niimoodi topsi tõstaks, ma ei taha seda lihtsalt. Jah. Aga mis seal ikka, et aitäh, et tulite, aitäh kuulajatele ja järgmine saade siis suure tõenäosusega juba siis, kui Austraalia lahtiste võitjad selged. Aitäh! Aitäh! Kõik head!